kuidas päkapikud endale kingitused said. Jõulud olid tulemas ja jõuluvana töökoda oli siginad-saginad täis. Päkapikud olid terve aasta valmistanud lastele mänguasju ja lõpetada olid veel viimased kingid. Jõuluvana tuli töökotta kontrolli tegema ja märkas, et päkapikud tundusid kuidagi kurvad. Ta mõtles asja üle kaua ja lõpuks sai põhjusest aru. Päkapikud olid palju vaeva näinud ja head tööd teinud, kuid neid ei oodanud ees ükski üllatus. Lõpuks tuli jõuluvana selle peale, et kuna päkapikud meisterdavad lastele mänguasju, siis peaksid nad ka ise kinke saama. Jõuluvana mõtles välja kavala plaani, kuidas päkapikke üllatada. Nädalad möödusid ja viimaks jõudis kätte jõululaupäev. Saabus aeg, et jõuluvana lahkus koos kinkidega töökojast, aga teda ennast ei olnud mitte kusagil. Äkki avastas päkapikk Robert laua pealt lipiku, kus oli kirjas: kallid päkapikud, ma pean jääma oma armsat naist ravima. Ta vaeseke kukkus lumehange ja sai tõsise külmetuse. Palun võtke minu saan ja põhjapõdrad ning jagage sellel aastal lastele ise kingitused. Teie jõuluvana. Päkapikud olid väga põnevil, et neile esimest korda nii suur ja tähtis ülesanne usaldati. Kõik möödus edukalt ja õhtu lõpuks said kõik maailma lapsed oma kingid kätte. Peale seda, kui viimane maja oli külastatud, avastas iga päkapikk oma koti põhjast veel ühe kingituse. Suur oli nende üllatus, kui kingi aadress oli nende enda väike päkapiku majake jõulukülas. Iga päkapikk sai endale kingiks just selle mänguasja, mida ta kõige rohkem soovis. Sellest ajast peale hakkasid päkapikud igal aastal jõuluvanalt kinke saama.